Pärnu jalgpalliklubi üritab kindlasti nüüd siin kodupubliku ees, saame rõõmuga öelda, sest juulikuu on alanud ja publik jälle tribüünidel, kui väljaku kohtunik Dmitri Kirillov võimalus otsida, seekord vasaku jalaga läheb ja nüüd seal ohtlik moment, esialgu vähemalt pärnakatel edukalt ja tuleb siit vasakult tulemas ja üsna kergelt astub seal mööda ja löögi kohta, aga jõuab seal, Teril on nüüd seal ruumi ja Karassjov lükkab ja Freile hea koht palli kontrolli, aga teeb head kaitsetööd, võidab tagasi uuesti Kaunistele, Novikovil võimalus lüüa, vasaku jala löök tuleb ja pall on võrgus, nagu sai räägitud. Ei ole vaja mitte midagi enamat kui üks võimalus. 29. minuti esimestel sekunditel seega tuleb, nii et Elva võis siin keerutada ja ka võimalusi luua palju tahes. Nurgalööki oli 5-6, kui mitte 7 tükki, aga üks ule. Aga nüüd Novikovil aega tuleb Makoveile, Makovei Küti vastu, Küt sirutab nagu käe välja ja lõpuks tõesti see Makovei tsenderdus osutub niivõrd tõhusaks, et pall on teist korda Elva meeskonna võrgus. Miks ma siin natuke muigan seda öeldes, on see Küti kaitsetöö oli praegu selline, nägin seda siin päris enda nina ees oli löögile natukene ka jättis siin võimaluse kasutamata, tegi pette võib-olla natuke liigse, nüüd tuleb küll pall kasti ja sealt ohutuks teha. Uuesti Kuresoole pall ja jooksis sealt ka teiselt äärelt Frei. Pall võrku oleks suudetud saada, uuesti kasti nüüd. Ja on Lokil võimalus lüüa, hea löök ja surve tuleb Makoveilt, kes on tõesti nüüd hästi mänginud, Kaunistele pall. Paremalt poolt liitub rünnakuga väga ja hea sööt Freilt läheb Lehterile ja kukub nüüd Lehter siin karistusalast küll ka pikali ja sellest olukorrast näitab penaltit kohtunik Kirillov. Tahaks küll kordust näha, mitte et otseselt vaidleks, aga väga ootamatult see tekkis, Lehter läheb minema ja pall on nurgas, võrgus ja tabloole ilmub õige pea seis. Pärnu jalgpalliklubi 2, FC Elva 1. Kui mängust ei ole Elvakat suutnud veel hoolimata ikkagi arvu. Teravalt kasti ja Maidla oli seal ja nüüd Kolesnitsi puhtad kingitused paar tükki järjest. On jäänud põhiaega. Kolesnitsenko karistuslöök on suurepärane ja anname kõik sellele mängumehele andeks, mis enne tõesti nihu läks. Ei kaotanud usku, lootust ja tahet ja nüüd võttis ennast kenasti kokku ja tõesti ääremängija siin praegu kujutab siin ohtu. Ja nüüd on Pärnul veel tekkimas hea löögivõimalus ja meil on lõpudraama. Ja meil on lõpudraama, nagu sai siin ära võib-olla sõnutud, vabandust kõikidele Elva pealtvaatajatele, kes sellesse sõnade maagiasse usuvad. Vahetusmees Siimanis keeras tõeliselt hästi ja Kein Makovei pani selle palli pingi poole, oli Igor Prinsil midagi öelda. Ei näinud, mis seal juhtus ja Dmitri Kirillovi vile kõlab, pärnakate käed on püsti ja oi, kui magus võit see Pärnu.